Tervist siis kõigile. Minu nimi on Jaana Sandberg ja täna vestleme siis tuntud, armastatud doktor Riina Raudsikuga. Me räägime terviseteemadel üleüldiselt, räägime bakteritest ja räägime ka Riina uuest äsja ilmunud, ülimalt õigel ajal ilmunud raamatust Kuidas olla terve. Et Riina, sinu raamatut, see on vist 8. raamat juba, ja juba 8. raamat ja vaatasin enne toppi ka, Rahvaraamatu top 10, vägagi topis olemas, väga kõrgel kohal ja tervisetopis on siis alati sinu raamatud olnud esikohtadel, tohutute lugejatega, tohutute uue informatsiooni omastajatega, nii-öelda uue informatsiooniga. Riina, sa oled nii palju rääkinud tegelikult oma loengutel, oma raamatutes, kõigel sellel tervise teemal, et palun räägi siis täna meile veel, et kuidas olla terve? Et see on tõesti, ma arvan, et vast üks mu viimane raamat, et ma olen nii palju nüüd kõigest kirjutanud. Olen kirjutanud sellest kaasautoriga või kaasautorina, mis on stress ja kuidas ta meid haigeks teeb. Miks ta meid haigeks teeb, et miks need nähtamatud stressorid on sellised, et me ei tahaks neid uskuda, aga ometi arstkond ei saa ju nendest ümber ega üle. See on ju üks peamise haiguste tekitajaid ja ikkagi me eirame seda, eks ole, et pidevalt ja pidevalt. Siis ma olen kirjutanud sellest, et signaalainetest, psühhosomaatilistest haigustest, psühhosomaatikast üldse, sest kõik haigused on psühhosomaatilised, keha on nii loodud. Mida tähendab psühhosomaatiline? Psühhosomaatiline tähendab seda, et kõik informatsioon, mis meile tuleb ajusse, see on ju üle emotsionaalse aju, seda analüüsitakse meie nii-öelda teadlikkus ehk kognitiivses aju osas, tavaliselt otsmiku piirkonnas ja kõik informatsioon siseneb kehasse läbi signaalainete ehk siis signaalained on sellised ained, kus retseptorrakk ehk vastuvõtta rakk saab informatsiooni mingilt ainelt. Ja bakteritel, kui me edaspidi räägime, on siin ülioluline roll. Nad sünteesivad neid. Nende elutegevuse käigus. See on nagu ilmselt natuke hiljem meil teemaks. See on jutu teemaks. Ehk siis, et teema võib tunduda praegu väga keeruline, et aga väga paljud haigused saavad ikkagi alguse emotsionaaltasandi, närvisüsteemi häiretest, muidugi keha on tervik ja puudutame seda teemat ja kuidas siis bakterid mängivad siis rolli terve tervise puhul kindlasti veel. No see ongi, et keha keskkond määrab selle, kas me oleme terve või haige. Keha keskkond on vesi. 70-80 imikutel, väikestel isegi 90% vesi ja järelikult igasugune veepuudus kehas on haiguste üks põhjus. Aga me teame ju, et paljud inimesed ütlevad, et me ei joo üldse ja nad saavad toitudest, puuviljadest oma vee, aga mida vanemaks me saame, seda rohkem me hakkame kannatama selle all, et meil on tegelikult kroonilise veepuuduse tunnused. Ehk siis, millest haigused alguse saavad, ongi veepuudus. Absoluutselt. Ja see kõlab lihtsalt liiga lihtne, et tõsi olla, aga tegelikkuses sa oled ju aastakümneid tegelenud sellel teemal ja rääkinud ja nõustanud, näinud inimestel sellist tõelist tervenemist. Enda puhul ka, ma olen ju terve inimene, et kui ma 35-aastaselt võtsin 10 erinevat ravimit, et ma lihtsalt ei saanud veel arstina aru, ma olengi hilisärkamisega inimene. Aga aeg ei olnud valmis selleks ja mul on hea meel, et võib-olla ma ei olekski saanud arstina töötada siis. Igaühe jaoks on õige aeg ja selles mõttes, et loodame, et selle tänase selle informatsiooni jagamisega hästi paljud ka ärkavad, sellepärast, et praegune aeg just on toonud esile selle, et inimesed mõtlevad enda tervisele üha enam
ja selleks me kõike seda teemegi, et aeg on küps. Aeg on küps, aeg on valmis. Et inimesed peaksid aru saama sellest, et meie sisekeskkond on vesi ja mineraalne. Tähendab, kõik rakud töötavad tänu mineraalidele. Palun nimeta mõned mineraalid. On olemas makro- ja mikromineraalid. Makromineraalid on naatrium, kaalium, magneesium, kaltsium. Need on kõige tähtsamad. Põhiliselt. Toidulisanditena inimesed on ju tegelikult neid juurde võtnud, et aga mis on siis, et me tegelikult ju peaksime saama nüüd veest? Ja, aga vees meil neid ei ole enam. Ja vees on veel palju selliseid asju, nii põhjavees, raskmetalle ja pestitsiide, mida me oma inimestena, me kõik elutegevuse käigus oleme sinna suunanud oma ahnuse käigus. Ehk siis ma toon uuesti, et me ühes intervjuus juba rääkisime, et see on nii hea ütlemine, et Mahatma Gandhi ütles, et loodus toidab inimese ära, aga mitte ahnust. Et see on ahnuse tagajärg, et saada rohkem ja rohkem. Et saada rohkem vilja, et nii kui kasutatakse näiteks kunstväetiseid või et putukad saaki ära ei sööks, et või saada rohkem suuremaid mutanteerunud tomateid, no mis iganes puust ja punaseks. Et me oleme siis ise selleks, et saada rohkem kasutanud mürgiseid taimekaitsevahendid, kõike seda. Ja selle raamatu selline niisugune, mina ütlen siin raamatu algul, et see on minu raamatu appikarja. Mina üksikisikuna rohkem ei suuda teha. Sa oled nii pikalt seda juba rääkinud. Ja ma toon nüüd välja veel kord teaduse põhjal ka selle, et glüfosaat on meie sees, meie rinnapiimades, meie kõikides kudedes, organites. Me kõik teame seda, igal pool räägitakse, et seda on vähe, väikestes doosides, aga need glüfosaat on selle aine nimi, mida Eestis kasutatakse Roundupil nimelises taimekaitsevahendis või taimõrjevahendis. Ja mida see glüfosaat teeb, selle ma toon ka välja, ta tapabki meie bakterite ainevahetuslikku protsessi, aga bakterid on meie elu alus. Me oleme arenenud bakterist, me oleme selle pika teekonna kõige imelisema looduse olendini välja teinud kunagi bakteritest. Ja nüüd, kui veel kord enne, kui me lähme selle põhiteema juurde, miks me seda teeme, et ikkagi bakteritest inimesi hakkate teavitama, et inimesed, ärge tapke oma bakterid, mõelge, mida te suhu pistate, kust te veel toitu saaks. Kust glüfosaati, kus seda leida või kuidas inimene seda endale sisse sööb või toob? Glüfosaadiga pritsitakse meie teravilju, see on leivad, saiad, kõik teraviljatooted. Ja inimene sööb neid, kallid inimesed, see on meie toidus. Aga mida siis inimene teha saab? Mida ta peaks jälgima siis leiva puhul? Kas need on siis ökoloogilise väärtusega toiduained? No ei saa inimestele ainult öelda, et kõik ostke öko asju, sellepärast et need on kallid. Ja ega meie tavainimene ei ole rikas, et neid osta. Aga ma lihtsalt tean ka seda, et alles eile ma rääkisin ühe mahetootjaga, et mahetoiteid kontrollitakse väga intensiivselt. Nende tooteid ja kui seal on mõni näiteks glüfosaadi või veel Vene ajast DDT jääk, mis seal ongi, need ei ole kadunud meie nendest viljadest ja muldadest, siis kohe neid teavitatakse ja kohe nendega käitutakse karmilt, aga samal ajal need nii-öelda riiklikud või vabakaubandusest saadavad teraviljad, nende puhul nagu ei ole võimekust, et kontrollida. Ja kuna ma tahaks selle veemajanduse selles mõttes natukene veel enne öelda, kui me bakterite jõuame, et kuna meie keskkond on mineraalne ja vesi, nii nagu meie maakeragi on vesi, 70-80% ookeanid, jõed ja ütleme, et meie maakera mäestikud on meie mineraalid, meie muld on meie seedetrakt ja meie puud, metsad on meie kopsud, kust me saame siis hapnikku vahetame, eks ole, loodusega hapnik, meie CO2 välja, hapnik vastu. Ma mäletan nii hästi ühel sinu loengul Rahvusraamatukogus, kui sa esitasid oma eelmist raamatut, sa olid seal pildi peal välja toonud selle maakera, et selline puust ja punaseks, et kuidas kopsud on. Et inimene on looduse osa ja me oleme täpselt samasugune nagu meie maa ja kui emake maa meid enam ära ei tooda, siis on olukord väga hull.
ja see on tänaseks kätte jõudnud. Ja igaüks saab enda valikutega, milliseid valikuid, milliseid toiduaineid ta tarvitab, milliseid ettevõtmisi ta toetab, kõikide nende kõik saab alguse iseendast. Ja mina, kes ma ei ole üldse pliidi taga oleja või mulle ei meeldi eriti köögis olla, siis mina teen nüüd leiba 2 kord nädalas rukkijahust, mahedast ja... Kas võib pärast sinult retsepti küsida? Ja võib ikka, eks ma olen selle ise ka teistelt saanud. Aga ma tahaksin veel kord inimestele öelda, et aru saaksite, et kui teil ei ole veet ja mineraale, et me oleme sellest palju rääkinud ja ma ütlen veel kord, et saage aru ühest asjast, et põhjaveedes ei ole enam mineraale, sest kui on bakterid tapetud maapinnas pritsimistega, siis bakterid ei tooda meile neid enam. Ja meie mullad on tühjad, meie veekogud ei ole enam sellised nagu peaks, nagu meie noorena jäime kaevust, me saime kõik, jäime allikast, me saime kõik. Ja nüüd, kui me joome siis veesid, mis mineraalsed on, siis mina arvan, et need veed ongi sellepärast sinna meile tehtud, et nüüd mineraalide puudus on ja ma ütlen, meil on mineraalveed müügil. Et seal on 5-7 mineraali, rohkem mina veesid leidnud ei ole, kus oleks ju, see on siis piiratud norm ja kõik nad on sodeeritud täpselt nii, nagu ma ise soovitan, et teha tehtud veidi alusjäisemaks, aga mineraale sealt ei saa. Et selles mõttes mineraale inimene võiks veel saada mägede kristallidest, kus neid veel võiks olla ja meresoola ma enam ei oska soovitada, sest need on nagu kõik valgeks tehtud. Nii et sool kui mineraalne aine on inimesele ülivajalik, aga sool kui naatriumkloriid, lauasool ülikahjulik. Ja seda, kui öeldakse, et soola on paha, siis peaks iga arst lisama sinna juurde valge lauasool. Ja ma lihtsalt ütleksin inimestele, kuna praegu on see võimalus, et mis siis on, kui meil on veepuuduse märgid, et kõik tunneksid ennast ära. Ma loen ette selle tõttu, et mul ei tule kohe äkki meelde. Silmade kuivus, see on limaskest, liigne silmade limastamine ja pisaravool. Lõpuks hakkab tekitama kaed, sellepärast et happeline keskkond, mis veepuudusel tekib, hakkabki kaed kasvatama. Laugude põletikud, silmavalgete punetus, suukuivus, katkised huuled, suunurgad. Enam ei saa ensüüme toota nii piisavalt, sest ka sülg on verefiltraat, nii nagu pisargi tehakse verest, aga veri on 90% vesi. Valge katuga keel, lõhenenud keel, laiguline keel, tursunud igemed, paradontoos, igemete haigus, kus enam ei hoia igeme taskud meie hambaid kinni. Hakkab tekkima hambakivi, sest keha hapestub ilma veeta, ilma õigete mineraalidega. Hakkavad tekkima happelised soolad ehk kivid. Mitte ainult sapikivid ja neerukivid, vaid ka hambakivid, sülenäärvete kivid. Nina limaskesta kuivus, turse, koorikud, ninavere jooksud, nina hingamise takistus, naha kuivus, naha lööbed, vistrikud, jalade aldadel paks ja lõhenenud nahk, lõhed sõrmeotstel, haisev igi, kõhu kinnisus, puhitused, iiveldus, refluks, haavandite teke, seedetrakti põletikud, helikobakteri leidmine, seenhaiguste vohamine, divertiiklite ehk sopistuste tekkimine meie seedetraktis, kasvajate teke, liigne limastamine seedetraktis, limaskest alati, kui ta on liig happeline, hakkab limastama, see on tema kaitse, sellest ka nimi, limaskestad, soolehaavandite teke, sagedased põiepõletikud, neeruvaagna-põletikud, valgu ilmumine uriini, lehkav ja tume uriin, liivakivide teke, kohe saab otsa, külma tunne, tingitud kollateraalvereringe halvast. See on see kollateraalid on väikesed veresooned, kuhu veri ei jõua, kui meil ei ole piisavalt verd ehk vett. No siis jäsemetest nagu lülitatakse need vereringe välja, et siin keskmistes organites, kus eluliselt on vajalik. No, süvaveenitromboosid, veenilaiendite tekkimised, südame pekslemine, rütmi häired, kõrgenenud vererek, eesnäärmehaigused, põiepõletikud ja nii edasi. Ja nii edasi, see on tohutu nimekiri, mida sa praegu välja tõid ja see kõik saab alguse sellest õige veepuudusest. Õige veepuudusest. Et see õige vesi, et see piisavalt rikastatud siis näiteks Himaalaja soolaga. Kui palju on Himaalaja soolas mineraale võrreldes selle 5, 6, 7?
tead, ma ei tea seda ju väga täpselt, aga seal peaks vanasti, kuna kui oli mõõdetud seda veel, oli 84. Aga hetkel ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma ei tea. Et ma ei ole ka ise praegu raisanud oma raha selleks, et seda määrata ja kus ma seda saakski, ma ei tea. No kindlasti on seal palju rohkem. 1000 aastat vana kivi, et sisaldamas eluks vajalikke mineraale, mis on siis muidu... Ega rakk ei saa töötada ilma mineraalideta, et see ongi see õnnetus, et me räägime kõike seda, mida me täna räägime ühes rakus. Energia tootmine toimub igas meie 50 triljonis rakus, ma ei kujuta hästi ette. Ja baktereid on veel palju rohkem, aga neil on ka oma ainevahetus, ka seal toimuvad protsessid. Ärme unustame, et nemad töötavadki meie jaoks, meie oleme neile nagu karkass tegelikult. Me oleme natuke rohkem vist bakter kui inimene, sest nende DNA-d on meil nii palju. Jah, täpselt. Et baktereid on rohkem kui on inimesel keharakke ja seepärast tulebki meil neid hoida, et see on see mitmeid aastasadu kestnud steriliseerimine, pasteuriseerimine, väga tugev desinfitseerimine, kus arvati ju kunagi, et kõik haigused saavad alguse bakteritest. No Pasteur ise, kes leiutas mikroorganismid, ütles nii-öelda, öeldakse, armastatakse öelda oma surivoodil, et bakterid ei haigeks, keskkond teeb, aga pasteuriseerimine on nii kasulik, et seda tehakse siiani. Ja samal ajal oli ka teisi teadlasi, õpetasi, kes temaga ühel ajal töötasid ja kes ka said sellest aru. Aga üle võeti see, mis on kasulik, tulus. Pasteuriseerimine, mis hoiab piimad ja toidud kauem poodides, sävitab bakterid. Mitte ainult kasulikud, vaid igasugused. Ega üheski organismis ei saa olla nii-öelda ainult head või ainult halvad. Kõik on alati seotud kahe poolega. Kui kehakeskkond on selline, kus nii nimetatud halvad prevaleeruvad ja kui kehakeskkond on õige, selline nagu loodust loonud on happe alustasakaalu suhtes, siis on need, kes on meie mõistes head. Ja nemad ise kogu aeg korraldavad oma vahel seda protsessi vastavalt meie keskkonnale. Kuidas me elame, kuidas me joome, kuidas me sööme, kuidas me liigume ja milline on meie emotsionaalne seis. Üks mõjutab teist, üks ilma teiselt ei saa. Ehk siis inimese sisekeskkond tuleb viia niivõrd tasakaalu õigete abivahenditega, näiteks nagu õige vee joomine. No mitte näiteks, vaid õige vee joomine ongi keskkond. See on number 1. Me koosneme veest, et viia siis tasakaalu enda seesmine keskkond, et seal saaksid areneda siis meid toetavad kasulikud bakterid ja see oleks ebasuurne nõndanimetatud kahjulike bakterite, igasuguste patogeensete ja parasiitlike mikroorganismide levikuks. Sest me teame, et meie sees elavad, ütleme, keskkonnas, kus me oleme ennast käest ära lasknud. Kõigil meil on selliseid eluperioode. Absoluutselt. Stress väga kiire, inimene ei toitu korralikult, inimene ei viitsi jalutada, ta ei viitsi liigutada, ta muretseb üleliia, mis iganes erinevad faktorid, sünteetilised ravimid. Ei söö piisavalt tooreid asju, et saada kvaliteetset, saada ensüüme ja vitamiine, sest nüüd need mineraalid ei hävi. Ei kuumutamisele, et neid saab lihtsalt, et neid ei ole. Neid ei ole lihtsalt nendes toitainetes. Inimene sööb ongi, et kiirelt nii-öelda seda rämpstoitu, ta toidab sellega enda kehas elavad patogeenseid, ehk siis need kahjulikke mikroorganisme, need juba muudavad seda sisemist keskkonda, et see on nagu surnud ring, mida mööda väga paljud inimesed on käinud ja ongi surmaga lõpetanud. Aga siis saabki seda muuta tegelikult nende lihtsate vahenditega. Ja, et lihtsaid vahendid ei tahata uskuda, sest meditsiin on väga keeruliseks aetud. Eriarstide viisi, et tervikut ei lihtsalt enam ei osatagi hinnata. Ja mina, nagu ma ütlesin, olen ka hilise ärkamisega ja kuigi ma tean 42 aastat seda happealustasakaalu temaatikat, siis ikkagi alles 20 aastat tagasi hakkasin ma aru saama sellest, mis tegelikult siis on. Et issand see, mida ma olen kogu aeg, et see ongi kõige alus, kõikide haiguste üks ja ainus põhjus on happelisem keskkond, kus me pole energiat kätte saanud, sest
sest haped ei ole lammutatud piisavalt ja see ongi energiakriis, kui inimene tuleb arsti juurde, ütleb, mul on midagi viga, mul ei ole üldse energiat, ma olen nii väsinud. Ja sealt võib alata selline tõeline tervenemisteekond, nii nagu sinulgi, kui nüüdseks ka sul jagub energiat, et seda nii paljudel kordadel lihtsalt rääkida. No eks hakkab nagu karikas täis saama juba, et nüüd on nii palju räägitud, et ma arvan, et... Sellepärast ongi lihtne ka inimesel tegelikult raamatuid lugeda ja raamatutest ennast harida, sellepärast, et iga inimene ta võiks mõelda ikkagi oma tervise peale. Siin ei ole egoismiga absoluutselt mitte midagi pistmist. Mida tervem on inimene, seda kvaliteetsem on tema elu, seda nii-öelda õigemaid, puhtamaid, selgemaid valikuid ta teeb, seda stabiilsem on tema närvisüsteem, seda rohkem ta suudab aidata teisi. Ega sinunigi niisama need teadmised ei jõudnud, sinus on ka see tohutu piiritu vägi, et kõike seda inimesteni ka edastada. No läbi väga raskete aegade. Aga sinulgi pole lihtne olnud. Ja, et 33 aastat tagasi olid väga keerulised ajad isiklikus elus ja ikka nii augus kui augus sai olla ja väga kaua aega ka töötasin nii, et istusin laua taga ja ma ei jõudnud inimestega tegeleda. Aga tänu iseenda probleemide lahenduse otsimisele mul oli see tegelikult väga kerge. Ma sain ühest raamatust ainult ühe lause, mida teeb limbiline süsteem. See oli David Serban-Schreiberi terveks ilma ravimiteta või midagi selline pärgi. Ja kuna mul olid kõik need parasümpaatiline, sümpaatiline närvisüsteem, ainevahetus, see oli mul kõik selge. Mul oli ta tohutult selge, sest ma olin neid eksameid teinud juba kehakultuuris ja arstiteaduskonnas. Ma tõesti tundsin, praegu ma tean ainult väikest osa sellest, mis ma siis teadsin. Aga ma ei haaranud teda tervikuna. Ja ma ei saanud täpselt aru, kuidas need emotsioonid kuidas täpselt see mehhanism on, et kuidas ta siis seda ainevahetust niiviisi mõjutab. Ja mul oli üks lause sealt limbilisest süsteemist ja mul oli kõik paigas hetkega. Kõik loksus paika. Kõik, absoluutselt. Olen minagi tarkusi selles mõttes kogunud niimoodi, et üks ainus lause võib aktiveerida kõik selle ja sealt saab alguse see suurem elumuutus ja kõik see elustiili muutus ja... Nii et jagame teadmisi, omandame teadmist, alati on midagi juurde õppida. Ja. Et aga võib-olla lähmegi siit edasi siis nende bakterite temaatikaga ja räägi. Tead, ma arvan vastupidi, et tegelikult sina tunned seda temaatikat paremini. Ja. Et ma ütlen ausalt, et ma kasutasin ja kirjutasin, mul telliti see raamat ja ma ei oleks seda ise hakanud, nii et mina ei olegi see au ja ei tulegi mulle, et Pilgrim kirjastus tellis selle minu käest. Ja siis ma alles hakkasin mõtlema sellest, et mida ma nüüd kirjutan soolestikust ja bakteritest, sest teema on ju juba ammu teada teaduses, aga ütleme, et praktikasse ja laiematesse ringkondadesse ikkagi ei ole lastud. Meditsiin on ju nii loodud, et me peame mingid 10 aastat uurima sinna, mingid, ma ei tea, 100 miljonit või palju panema, et siis alles tulevad teadmised, siis on teadus sinna jõudnud ja siis alles hakkame hästi kontrolliv et aga kuna on inimeste tervisega tegemist, siis on ka see tihti arusaadav. Sinu raamat on lihtsalt üles ehitatud, et ta ongi õhuke ja ta puudutabki siis soolestikku algusega suust. Ja, et tegelikult see esimene osa on mul pühendatud sellele, et miks me enam ei saa oma toitaineid, toitainete all ma ei mõtle süsivust, rasvuvalke, ma mõtlen ikkagi ensüüme, vitamiine, mineraale. Inimene ei mõtlegi selle peale, kas ma saan nüüd oma aga kust ta vaeseke teabki seda, kust ta seda teab, et miks me neid ei saa toonud välja teadusuuringute alusel, mis siis glüfosaadiga toimub, miks meil on vähkihaigeid iga 6 maailmas sureb vähki, kas glüfosaat on selle taga, mis veel selle taga on ja lõpuks ma mõtlesingi siis, et ma kirjutan probiootilistest bakteritest, aga selleks, et nendest kirjutada, kuna nad väga, ütleme, et seal kuskil 100 triljonist bakterist umbes arvatakse, et 99% elab soolestikus ja just jämesooles, siis kuna ma ka ise ei ole kunagi soolestiku ehk gastroenteroloogiliste probleemidega tegelenud, ma ei ole arstina selles valdkonnas töötanud,
siis ma nagu otsustasin, et ma kirjutan nagu inimestele, kes ju ka ei tea, kuidas keha toimib, suust kuni pärasooleni selle asja välja, et mis siis igal pool toimub ja tahaksin igal pool ja andsin õigemini igal pool seda infot, et mitte ühtegi organit meie kehas ei ole, mis soleeriks selleks, et tema soleerib. Ei kilpnääret, ei kõhunääret, ei maksa. Kõik on selle nimel, et ainevahetus oleks korras, sest ainevahetus on elu alus. Seal me toodame energiat selleks, et ennast kogu aeg üles ehitada, uuendada. Ja kui meditsiin ütleb peaaegu iga haiguse puhul, tänagi kohtusin, et teie kilpnäär ei saa kunagi terveks, teie vererõhk ei saa kunagi korda, teie luud on õredad, kunagi ei saa korda, siis püha jumal, ma ütleks selle peale, kuidas see võimalik on. Hammaste remineralisatsioon toimub kogu aeg suus, nad on samad nagu luud, nagu elavad koed. Luud on hõredad 2-3 kuu pärast, kui me korrastame neid 4-5 kuu pärast, on nad jälle korras, nad jälle õrenevad, kui me oleme, nad annavad meile need aluselisi soolasid, kui me appelised oleme. Meie luud kasvavad kokku. Kuidas nad siis kasvavad? Kui... No, okei. See on teema, aga ma arvan, et räägi nüüd sina ikkagi üldse nagu bakteritest natuke ja nendest... Bakteritest et me teame ju meiegi, töötame doktor Ophira probiootiliste toodetega ja teame, et sa oled neid ka patsientidele soovitanud ja inimesed on nii palju lihtsalt tuge ja abi saanud ka sellest, et aga räägiks võib-olla siinkohal sellest antibioossest, mida sinagi oled hästi palju rõhutanud, just antibiootikumidest, et ütleme, kui see antibiootikumide võidukäik algas ja meie esivanemad, emad, isad ja kes on siis veel tarvitanud antibioos, eluvastane läbi aegade ja sealt on siis see bakteriaalne tasakaal või häiritud olnud, erinevad tüved on hävinenud läbi siis nende antibiootikumide või läbi erinevate sünteetiliste ravimite, mis tõttu siis meie ka nüüd uue maja lapsed, kes sünnivad, meil võib olla vähem tüvesid, sest emme pärandab ju oma lapsele esimese sellise stardikomplekti siis neid baktereid, millest siis hakkab kujunema välja ka siis immuunsüsteem, sest bakterid teatavasti annavad nii suure osa ja nii suure toe, siis ongi inimese immuunsusele. Immuunsust on väga paljud erinevate vaatenurkade pealt, aga bakterid mängivad selle siis nii suurt rolli ja just, et see soolestik, et kui sa ütlesid ka, et enamjaolt bakterid inimeses asubki mis ta on, 99% inimeses jämesooles, aga soolestik kui nii suur organkond, siis tänu piimhappebakteritele me saame, kui me ka manustame välispidiselt probiootikume, me saame toetada oma immuunsüsteemi, mis ongi jällegi, kui saab öelda number 1, sest see on meie kaitse. Sellest ka soolestikust oleneb ju närvisüsteemi stabiilsus. Soolestik otseselt annab impulssi ajule, et mis määrab ära ka selle, et kui tugevad me oleme kõigele sellele stressile, see kõigele sellele kiirustamisele, nii kiire elutempo on ju tänapäeval, kui vastupidavad me oleme, kui selgelt me suudame mõelda ja otsuseid langetada, et sellel on tegelikult, sa ju alustasid ka oma kui rahulikud me oleme, kui ärevuse maha võtmiseks, serotoniini toodavad, et ka mina oma esimestes raamatutes, ma mäletan, juba ammu kirjutasin ikkagi, et serotoniini põhiliselt sünteesitakse ajus, aga kus ma ikkagi sain seda teada, kui nii meile on kunagi õpetatud. Õnneks on teadus liikumas täna selles suunas, et kui sa alustatud ka nüüd nendest antibiootikumide teemadest, et nüüd ei pea enam nii tugevalt hävitama ega tapma, vaid et me toetame oma loomulikku immuunsust. Keskkonda hoiame, sest immuunsüsteem, ükskõik kui keeruline, see on tohutu keeruline süsteem, immuunsüsteem ründab vale keskkonda, saage aru, ja see on alati happelisem kui peaks. Ja me saame seda happesust reguleerida vee johumisega ja me saame seda õige toitumisega, liikumisega ja see ongi see elustiil, et see tundub inimestele juba nii ära leierdatud teema, aga ometi nad sisust ju aru ei saa. Et see ei ole inimesed teie kohta halvasti öeldud. Teie ei oska ja ei saagi teada, teie ei ole kõik arstid. Et miks ongi, et siin
et miks sa nii ilusti lihtsalt mainisid, et kõik see kogu elustiil, et tegelikult on ju teada, et ei ole see üks kapsel, et mis teeb meid terveks, et vaid, et see ongi üksteise täiustamine nii-öelda. Kui nüüd probiootikumide teema juurde otseselt minna, siis kui inimene võtab probiootikume, siis nende ülesanneteks tegelikult ongi ju ka aidata muuta sisekeskkonda, põletikuprotsesse alandada, bakterit. Räägime korra lahti, ma võtsin ette, et sul ei tule ju peast kõik meelde, et ma võtsin oma raamatust, kuhu ma siis teadusalusel panin endale, et mida siis need probiootikumid, need on siis need meie head bakterid võib öelda, eks ju. Need, mida meil tegelikult on, aga kuna see elukeskkond on nii muutunud, siis meil ja nii laialdaselt on kasutatud antibiootikume ja kunagi ma olen kuskilt ka lugenud, et seesama Louis Pasteur, kes neid mikroorganisme avastas ja kelle järgi pastöriseerimine teostati, on öelnud, et ilmselt Fleming, kes avastas antibiootikumid ja nagu meile on kogu aeg ette kantud, kuidas nad on päästnud inimeste elusid ja mingist aspektist ongi, siis kuskilt ma lugesin, kas see on õige või ei ole, et ta on öelnud, et ilmselt muutuvad need antibiootikumid inimkonna hukatuseks. Võimalik ja kusjuures antibiootikumidele sellisele võidukäigule on praegu peatunud stoppi see, et kui ühe antibiootikumi väljatöötamine võib võtta 10 aastat ja selle väljatöötamine on miljardeid eurosid, mis on mingi 1/3 Eesti tänasest vabariigi eelarvest, siis see ei pruugi tuua soovitud raha tagasi. Inimene ei tee antibiootikumi puuri eluaeg läbi, ta teeb seda mõned nädalad, mõned kuud maksimum, aga ongi see, et see ei too seda raha, sinna sisse paigutatud raha tagasi, et see võib saada ka kas õnneks, õnnetuseks, kellele õnneks? No ma ei tea, juba siis, kui ma süsteemis veel arstina töötasin, siis ikka aeg-ajalt tuli meile Terviseametist kirju alla, et palun ärge liialdage antibiootikumide väljakirjutamisega. Ja siis ma ühes raamatus juba ka kirjutasin, et kallid inimesed, taguge seda iga päev kuskil meedias üles, et inimesed, ärge tarbige neid, ärge nõudke neid arstilt nii palju. Et kui arst teile püüab öelda, et tehke teisiti see keha korda, siis nad pahandavad arstide peale ja mida siis arst tegema peab? Saab ise, ongi täpselt, et inimene saab ennast alati harida, et kõik ei peagi arstid olema, aga inimene saabki ise ennast harida. Natuke on kannatust ja hirm on see, mis on viinud meditsiini selleni, et kohe on immuunsüsteem vaja mõne ravimiga alla lüüa. Hirm on see, mida külvatakse pidevalt läbi meedia. Ja mida ma tahaksin veel siinkohal välja tuua, et panid seda emasid sünnitusmajades ka sünnitades keisrilõiget selles mõttes ärge küsige niisama vältida. Just oli statistika ka, et Rootsi haiglates sünnitusmajades circa 50% emadest nad nõuavad keisrilõiget, et seda võimalus on vältida, sest kui laps läbib loomulikku sünnituskanalit, siis ta juba saab sealt kaasa nii tohutul hulgal baktereid, et tänane teadus ka siis, et kui varasemalt arvati, et loode on steriilne, et siis on ka tõestatud, et ka esimesed bakterid saab juba lootena ja siis läbides loomulikku sünnituskanalit pidi ja siis rinnapiimaga ema annab lihtsalt nii palju, toetab seda lapse loomulikku, seda bakteriaalset tasakaalu, et sealt me saame reaalselt bakterid. Rinnapiimas. Siis lihtsalt siinkohal tahtsin vahele, et see on ka hästi oluline inimestel teada. Ma pidin nüüd natuke siit vaatama nagu raamatust, et kuidas siis need probiootikumide toimed on, ehk heade bakterite toimed meie kehas siis. Ma küsin korra, mis raamatusse selle välja see on see raamat, mis on tervise taastamine probiootikumide abil, see oli Martina Whittakin. See on õudselt hea raamat. Ameeriklanna, et tema siis aastakümneid ka uurinud bakterite tööd. Tohutult hea raamat, ta on põhjalik ja keeruline lugeda, aga see on hästi põhjalik. Minu raamat on ülevaade ja teadvustamine sellest. Väga hea raamat ja sealt ma need teemad võtsin. Nüüd probiootilised bakterid ehk head bakterid, siis kõigepealt nad aitavad soolestikes põletikke vähendada. Nii on, seda võib jälle lahti rääkida, miks, aga ma praegu lihtsalt loen, et soolestikus ei oleks põletikke, siis on selleks vaja erinevaid hästi palju. Raamatu alapealkiri on ka bakterite mitmekesisus tagab tervise. Nüüd nad aitavad vältida seda happelisust ehk metaboolset sündroomi.
aitavad põletikku põhjustavaid keemilisi signaalaineid neutraliseerida. No võib-olla keeruline inimestele. Räägi palun, mis need signaalained? No signaalained ongi... Peptiidid? Nad on erinevad, neid on hormoone, neid on igasuguseid, aga nad ongi need, mida te kõik teate, adrenaliin, nooradrenaliin, dopamiin, serotoniin. No neid on kuskil... Serotoniin on see rahvakeeli õnnehormoon, oksüdotsiin, eks ole, neid on palju. Ja iga meie meeleolu juhibki üks mingi signaalaine. Ja noh, ma olen seda ka nii palju välja toonud, et näiteks, mida me toome, kui sa oled rahulik ja õnnelik, sa ei saa olla kirglik. Ja siis järsku tuleb sinu ellu keegi, kes muudab sind kirglikuks. Aga sa ei saa lõputult kirglik olla, sest seda ainet ei jõua keha nii palju toota. Siis väikese molekuli sisese muutusega selles aines muutub ta jälle mingiks, mis teeb sind rahulikuks ja õnnelikuks. Ja see ongi see kirg, armastus. Me ei saa olla kogu aeg õnnetipul, me ei saa olla kogu aeg füüsiliselt heas vormis. See ongi, ajastatakse, eks ole, nagu sportlased ajastavad oma vormi mingiks kõrgeks või suureks võistluseks, kust raha saab palju. Aga ütleme ka muidu, et spordiinimesed on ikkagi sellised entusiastlikud inimesed. Nad on kirglikud ka oma selle hobi suhtes. Nii, siis nad on veresoonte ja südame haiguste kaitsjad. Ja need võib kõik lahti rääkida, aga ma praegu ei hakka. Nad aitavad ära hoida toidutalumatusi, muide. Aga nüüd ma ütlengi juurde, sest nad soodustavad ka toitude põhjalikku seedimist. Et nüüd üks asi, mis see tähendab, et kui toit ei seedu põhjalikult ära, siis need osakesed võivad sattuda meile lekkiva soole kaudu verre. Keha immuunsüsteem ei tunne neid ära, tekitab põletikku. Ja teine asi, miks toidutalumatust? Me teame kõik, kui palju meil propageeritakse siin gluteenitalumatust, laktoositalumatust ja ma nagu alati muigan selle peale, et jälle me oleme võtnud mingi tagajärje, rõõmsalt peksame gluteenivaba toitu, laktoosivabasid toite ja kes siis toodavad meile neid proteaase ehk neid ensüüme, kes lõhuvad siis nisuvalku, gluteeni ja neid ensüüme nagu laktaasi, kes lõhuvad piimavalke, bakterid, nende postbiootilised nende elutegevuse käigus nad toodavad meile neid ensüüme, kes aitavad meil siis toite võimalikult hästi ära lammutada. Pärast räägime postbiootilistest metaboliitidest ehk siis nendest samadest postbiootikumidest ehk siis nendest ühenditest, milleks bakterid meil ongi. Milleks nad on? Toodavad neid postbiootikume. Nad ongi meie, need on meie. Ja mida nad on hästi veel on, mis on tähtis, et me kõik teame, et oksüdatiivset stressi, mis on, et meil on vabu radikaale, mis meid hakkavad kahjustama ja neid nad likvideerivad. See on ka super. Nad aitavad imendada magneesiumi ja flavonoide, mis on ka sellised, üksikasju ei ole mõtet praegu rääkida, et mis aitavad ka põletikke ära hoida. Nad aitavad takistada lekkiva soole teket ehk siis see on see, et kui me ei suuda oma näiteks soolestiku puhtana hoida, et me ei joo vett, sealt ei ole liikuvus ja sinna jäävad toidujäägid, seal muutuvad kivistuvad massid või tekivad kivistuvad massid. Imendumine läbi sooleseina on raskendatud, vett ei ole, tekivad limakorgid nagu ninna, kui vett ei ole, nad ei saa imenduda nagu soolestikus, peensooles. Siis mis toimub? Toimub see, et ega keha ennast nälga ei jäta. Keha on imeline olevus. Üldse kõik organismid on imelised looduse pealt loodud ja ta tekitabki lekkiva soole, laseb suuremaid aineosakesi, mida jälle põletiku tekib. Toit ei pea veres olema, toitained, aga toidu osakesed ei peaks veres olema, nii nagu sa enne mainisid. Nad peavad olema kõik ära lammutatud, eks ole, lihtsusi vesituks, eks ole, niiviisi kõik. Ja nad takistavad nüüd selle lekkiva soole teket, et nad aitavad lõplikult ära väga lammutada. Väga palju on tänapäeval inimestel lekkiva soole sündroomi. Nüüd nad võitlevad parmseente valget, ja loomulikult halbade bakteritega. Mis me sellest ikka räägime? Kui sul on head, siis halvad on all. Kui on halvad prevaleerivad, siis hakkab ka prevaleerima pärmseen. Pärmseen on alati happelise keskkonna produkt ja kõige rohkem, mida inimesed teaksid, miks seda tekib, on ikkagi
liigne magus. Liigne magus ja lisaks ka seda, et see pärmseen, seda võib meis kõigis olla ja kõik need patogeenid või need viirused või ongiseened, need on meis kõigis. Aga jällegi, kui oma immuunsüsteem on löögi saanud ja ta ei suuda seda ohjata, need kasulikud bakterid ka ei suuda seda kõike oma ohjata. Keskkond on valeks läinud. Ja immuunsüsteem on näiteks kroonilistel haigetel ravimitega, mis kõik immuunsüsteemi maha suruvad, maha löödud, siis võitlusvõime puudub. Siis see saabki vohama. Ja nüüd need probiootilised ehk head bakterid toodavad meile siis tegelikult neid antimikroobseid aineid, siis neid bakteriotsiine ja need siis ongi pärmsööndega võitlevad ja halbade bakteritega. Neid on nimetatud ka nagu nendeks antibiootikumideks, mis mulle jälle väga ei meeldi, aga et me ei taha, et keegi kedagi tapab, me tahame, et teeme keskkonna korda ja nad ise siis omavahel tasakesi mitte tappes, vaid oma ülem ja võimu eest võitlevad, eks ju. Tähendab, arvatakse, et probiootikumid aitavad sünnipärasel immuunsüsteemil probleeme tuvastada, suunates immuunrakud patogeeni jahile. See tähendab valesid, et nad siis nagu võiksid ka neid hävitada neid. Kas see on seotud autoimmuunhaigustega, ehk siis kui keha ründab ikkagi ise ennast, et siis keha tunneks ära, millal on vaja nii-öelda, mida on vaja rünnata ja millal? Ja vastavalt sellele siis nad hoiavad ka allergilisi reaktsioone ära, siis kui kehasse soolestikus satuvad kehale näiteks pikemad valgulised ühendid kui peaks aminohapete asemel, siis ju meie immuunsüsteem seda võõrast järjestust ei tunne ära ja jälle ta tekitab põletikku soolestikus ja mida meie põletikuga teeme? Hakkame antibiootikume andma, tapame veelgi neid baktereid, eks ole. Ja et siinkohal jah, et antibiootikumidega et mitte tegeleda tagajärgedega, vaid üha enam ikkagi ennetuslikult ennetada ja allergiate puhul veel seda, et teaduslikult on väga tugevalt ju juba kinnitatud, et kuidas probiootikumid aitavad allergiate suhtes, mis iganes õietolmu, mis iganes nahalööbed, et loomulikult jälle mida vähem on bakterid, seda rohkem on allergiaid, et siin ei peaks vist enam, mida rohkem on lapsed saanud antibiootikume, mida nad ju kogu aeg saavad, iga kõrvapõletik, ninakõrvakoopapõletik, kurgupõletik ja siis tuleb, kui paar päeva on neil juba see lima siia kogunenud ja see lima on muutunud bakterite kui immuunsüsteemi ühe osa ja leukotsüütide tagajärjel sihukeseks rohekaks, mis on normaalne, et need saaks välja nuusata, siis öeldakse, nüüd on juba bakteriaalne faas. Et oli viirushaigus, aga nüüd on juba bakteriaalne faas, hakkame neid tapma. See, et kui me leiame põletiku koldest baktereid, ei ole see, et nemad on selle põhjustanud. Jumal hoidku. Ja ma ütleks veel mõned asjad, et mis siin on, et probiootilised ja head bakterid siis takistavad nendel patogeenidel limaskesta barjääri läbimist. See tähendabki see, et nad ei satuks verre, nad takistavad seda, eks ju. Ja siin loomkatsetes on juba leitud, et nad takistavad ka nii nagu D-vitamiingi takistab vähirakkudel ehk siis alama astme madalama arengutasemega rakkudel oma vereringe teket, kust ta saab kasvama hakata, eks ole. Ja siin just eriti mõtleks seda jämesoole vähki, mida on hästi palju. Ja võib-olla veel, et tähendab, nad ei lase ka haigust tekitavatel bakteritel, ehk siis see on küll keskkonnaga seotud nagu kanda, siis kinnitada, see juba nagu kattis, ja nahahaiguste puhul nad siis ei lase nahahaigusi tekitada. Et ega see on nii see üld, et siin on palju veel uuringus, palju on loomkatseid, aga kõik see on väga perspektiivne, küll mul oleks hea meel, kui mina veel oma eluja jooksul näeksin, et meditsiin keerab nüüd sinna, kuidas hakkame defineerima meditsiini läbi tervise. Tõeline tervenemine. Ja ütleks veel juurde, et probiootikumid ju erinevate suulepõletike puhul, just nii nagu sa mainisid ka, et aga koliidiga on hästi häid tulemusi saadud. Inimesel on koliid leevenenud, siis näiteks isegi helikobakteri puhul on väga head tulemused, kus näidud on peale. Helikobakter on tüüpiline bakter, mis hakkab vales keskkonnas võimu saama. Igal teisel inimesel on ta kehas, et nagu klamüüdia, mükoplasma, streptokokk, need on meil olemas, aga võimu saavad, siis me jällegi räägime nendest kui haiguste tekitajatest ja hakkame tapma kaunis räigel moel.
erinevate kopsupõletike puhul on läbi viidud uuringuid. kopsupõletik on ju ka limastamise haigus, kus lima katab alveoolide sisepinna ja ei saa meie gaasivahetus toimuda hapniku ja CO2 vahel. Bakterid tulevad sinna selleks, et hakata lima vedeldama, et ta roniks meile üles ja me saaks nad välja köhida. Mitte bakter ei ole, kui me selle leiame, et tänapäeval ei suuda, kui ma ütleks, et kopsupõletikku ei peaks, ma olen endal ka elus korra ilma antibiootikumideta lihtsalt jälle keskkond, veemajanduskorda, miks me siis ikka muidu neid tilkasid inimestele paneme, et veemajandust korda teha. Enamus inimesi, kes satuvad haiglasse, on veetustunud. Ja näiteks just, et räägikski veel nendest teadusuuringutest, et kui hästi palju tegelikult üha enam ju teostatakse, just siin on mitukümmend tuhat teadusuuringut, mis on probiootikumide kohta läbi viidud. Et aga jah, siis see jaapanlaste preparaat, millega meie töötame, siis Dr. Ohhira probiootikumid, et selle puhul ka, et tookski välja isegi MRSA, see on metsiliiniresistentne Staphylococcus aureus, see on antibiootikumi resistentne bakter, siis millega siis probiootikumi manustades inimesel see leeveneb. Aga ma räägiksin just nimelt sellest jaapanlaste segust, see OMX pasta, siis, mis on siis kapseldatud või ta on pakikestes. Lihtsalt me oleme kuulnud ka tohutult inimeste häid kogemusi. Ükskõik, mille puhul, nii nagu Riina, sina enne loetlesid kõik need veetustumise, need diagnoosid või need haigusnähud, et need sümptomid on nii tohutult erinevaid. Et aga jah, et üks asi ongi siis see veevärk korda teha, veemajandus, ja siis teine ongi, et siis mida meie hästi tugevalt soovitame, kuna neid baktereid ja neid kasulikke tüvesid on tänasel päeval nii väheseks lihtsalt inimesel jäänud, sest mida rohkem on neid kasulikke tüvesid, seda tervem on inimene, seda kvaliteetsem on tema eluiga. Ja nii nagu sa mainisid Martti Vuitekini raamatut See tervise taastamine probiootikumide abil, kus ta rõhutab ka, et on välja toonud Dr. Ohhira probiootikumid, jaapanlaste segu, mida on siis kääritatud aastate pikkuselt, kääritatud 3-5 aastat. Seda me oleme ka nii palju jaganud seda informatsiooni, et see põhiteema, seal ongi ju prebiootikumid. Täna me ei ole sellest veel rääkinud, seda teemat puudutanud. Seal on probiootikumid ehk need palju räägitud bakterid ja seal on need samased postbiootikumid ehk siis need postbiootilised metaboliidid. Mis need prebiootikumid siis on? Inimene just, et ta toetaks enda kehas elavaid kasulikke baktereid. Sest me ju väljaheitega toome kogu aeg 100 miljoneid neid välja ja me peame neid toiduga tagasi saama. Ja kuna toidus meid väga palju ei ole, ütleme kääritatud hapukapsastes kurkides ja me fermenteerime ja kääritame tänapäeval vähe toite. Vanasti kasutati palju, et sealt võiks saada, et nad peavad sinna ka kinnituma, nad peavad imenduma, nad peavad jõudma jämesoolde, nad peavad kinnituma ja siis, et nad saaks süüa. Jah, et nad saaks süüa ja selleks, et nad saaksid toota neid meile eluks vajalikke ühendeid. Millest me hakkame rääkima. Jah. Et ehk siis hästi lihtsalt öeldes prebiootikumid ongi need kiudainid, need, mida me saame kaerahelvestega, täisteratoodetega, puuviljade, juurviljadega, samamoodi selle hapukapsaga, fermenteeritud toiduainetega. Prebiootikumid on toiduks meile, see on parim toit meile, meie kehas elavatele kasulikele bakteritele, et need bakterid oleksid elujõulised, et nad saaksid toetada meie tervist ja et nad saaksidki toota neid samu postbiootikume. Mis on nende bakterite roll, me nii palju räägime kasulikest bakteritest, aga selleks, et nad saaksid toota meile peptiide, lipiide, steroide, polüfenoole, aminohappeid, lühikese ahelaga rasvhappeid, kõike eluks vajalikku, jälle mille peale me igapäevaselt ei mõtle, aga bakterid teevad kogu aeg meie ees seda tööd. Aga kui me ei anna neile toitu, siis need bakterid ei saa meile toota neid aminohappeid, peptiide, kõiki neid. Nad väljuvad meie kehast lihtsalt, nad ei jää sinna püsima. Ja keha on ka jälle üleliigses sellises põletikuprotsessis liiga aluseline, liiga või happeline. Ja siis hakkame me neid jälle hävitama. Ja siis jälle. Meditsiiniliselt. Ja. Et aga Dr. Ohhira probiootikumidele ongi, et see mikrobioloogi Dr. Ishiro Ohhira poolt välja töötatud üle 30 aasta tagasi. Seal on väga tugev isiklik taust sellel mikrobioloogil, siin on väga tugev isiklik taust maaletoojal, siin on väga tugev isiklik taust minul, kes ma olen nendest probiootikumidest tohutult abi saanud.
aastaid ju haiglates ja lausa koomani väljas ja kus siis ma tänu oma mikrobiomi taastamisele hakkas mu keha, kõik seedeprotsessid ju taastusid, ma sain toidust reaalselt energia kätte ja ma taastasin ka täielikult oma tervise. Siin on tohutud inimeste kogemused taga, mis annab just tohutu väe kõigele sellele. Et aga jah, nendest postbiootikumidest rääkides, postbiootilised metaboliidid. Jah, et ega ma ise ka alles hiljuti ei teadnud nendest ausalt, et tänu teile ja tänu sellele probiootikumide taastamine, tervise taastamine probiootikumide abil sellest raamatust, mida aitäh ka autor on mulle pühendanud. Suur aitäh, et Riina, ole tugev ja püsi oma rajal, sul on õigus, mul on väga hea meel sellest. Ja nendest ma ausalt saingi sealt teada, ma ütlen ausalt, ma ei teadnud. Ma ei ole nagu sellel alal niiviisi tohutult uurinud. Kas teadus ei olegi ju tegelikult uurinud nii palju? Ma ei teagi selle tõttu, et mina olen nagu olnud see inimene, mina ei ole kunagi esoteerik olnud, nagu mind siin, või mina ei ole kunagi ka alternatiivraviarst olnud, nagu mind siin püütakse kogu aeg igal pool teha. Et mina olen lihtsalt see inimene, kes seda ainevahetust tundes võttis need teadluslikud uuringud, mis meil biokeemia raamatutes igal pool on ja tegi nendest kompaktse ühe sellise arusaama. Ja nagu ma ikka armastan öelda, nagu ükskord oli Marju Lauristin öelnud või kuskil ma kuulsin, kui ta ütles, me ei pea iga päev tõestama, et Tartu Ülikool asub Tartus. Me ei pea iga päev tõestama, mis on tõestatud, lihtsalt need teadmised tuleb keegi, peab kokku panema ja neid inimesi, kes seda maailmas on teinud, on väga palju, aga nende hääl ei kostu, kuna meediakanalid blokivad neid. Aga see on tohutu töö, sest teada on, et üks teadusuuring, ta on juba, ütleme, kui ta on inglisekeelne, ta on mitukümmend lehekülge, aga kõige selle uurimine ja kokkupanek ja lihtsasse inimkeelde, et see loetav oleks. Ikka on, et selleks ongi, kui sul tekib see suur arusaamine ja sa oled aru saanud ainevahetuslikest protsessidest. Ma tundsin iga ensüümi nime järgi kogu ainevahetusliku protsessi. Ükspäev mõtlesin, et taastaks selle oma peas. Aga siis ma mõtlesin, et mis sellest kasu on, et kui ma hakkan inimesele rääkima, et nüüd nagu ma siin ka kirjutan ühe 4-5 käiku, kuidas hakatakse lammutama glükoosi, mis sellest kasu on? Ma nagu demonstreeriks oma mingisugust teadmist, millest inimesel pole mingit kasu. Temal on vaja lihtsalt rääkida. Ja kui me nüüd räägime nendest postbiootilistest metaboliitidest, siis tegelikult need ongi biogeensed ained või sellised ained, mille meie kehasse jätavadki need head bakterid või probiootikumid. Ja järelikult on nende probiootikumide järelained. Ja see on minu jaoks ja mille hulka siis tegelikult kuuluvad ka surnud rakkude membraanide DNA. Ja vot need on nüüd asjad, mis minul oli täielik üllatus, ma ütlen täiesti ausalt. Ja need ained, mis nad siis on? Mis on postbiootikumid? Näiteks aminohapped. Aminohapped on valkude koostised, ensüümide koostises ja ensüümid siis lammutavad meie toiduaineid ja toitained energia saamise eesmärgil ja energiat saades me oleme terved ja taastame kogu aeg oma rakke, sest me ju lammutame neid kogu aeg autofaagia protsessis ja me ka kogu aeg moodustame uusi rakke, eks ole. Toit on inimese peamine energiaallikas. Me sööme selleks, et meil oleks energiat, aga kui see seedimine, kui see ensüümide tootmine ka bakterite poolt on häiritud, siis me ei saa sealt toidust vajalikku energiat kätte. Meie rakkudeni ei jõua energia. Täpselt. Et orgaanilised happed üles, siis aminohapped olid, teine on orgaanilised happed. Et veel kord meie lammutatud toidud või ühesõnaga meie toitudest saadavad süsivesikud, rasvad ja valgud ongi orgaanilised happed. Veel kord, mis tähendab orgaanilised happed? Süsiniku, hapniku ja vesiniku ühendid. Energiaallikaks ja happeks teeb neid vesinik, see, millest me saame energia. Ja kui neid nüüd lammutatakse piisavalt ja hästi hapniku juuresolekul, siis meil tekibki vesisüsihappegaas energia. Veest süsihappegaasist on alati võimalik bikarbonaate teha, need, mis hoiavad aluselisena keskkonna. Ja ühesõnaga tänu orgaaniliste happete tootmisele nende bakterite poolt, siis me saame neid ka juurde sealt, eks ole, ja selle kaudu käib ka siis see pH ehk happealustasakaalu säilitamine. Siis nagu sa ütlesid enne, et probiootikumid tahavad süüa, siis nende
postbiotilised metaboliidid on ka lühikese ahelaga rasvhapped, millest nad toituvad. Nii et nad ise toodavad endale oma elutegevuseks jälle, eks ole, see on ise reguleeritud. See on sümbioos. Üks bakter toodab midagi sellest, et teine kasulik bakter saaks toitu ja nad on omavahel koostöös. Ja ajuga koostöös. Siis need bakteriotsiinid, mis siis pärmseeni püüavad seal vohamisest tagasi hoida, et nad seal sõda ja võitlus meie sees ülemvõimu pärast käib kogu aeg. Ja siis signaalained, eks ole, serotoniin, melatoniin, eks ole, kõik unehäired, rahulikkus, kõik see, et ma ei kujuta ette, mida me veel varsti avastame, mida nad toodavad, et siis nad veel, mida nad toodavad K-vitamiini, et kui nüüd K-vitamiin antibiootikumidega hävitada, on ta siis imik või kus ta siis võiks saada või täiskasvanud, siis K-vitamiini tootmine on puudulik ja hüübimisprotsessid lähevad korrast ära. See tähendab seda, et veri on kas liiga paks, liiga vedel. Mitte ainult see liiga paks on ta siis, kui meil vett ei ole piisavalt, sest keha hakkab siis küll vett kinni hoidma ja püüab kogu aeg, et uriini ei too enam välja ja püüab säilitada. Jah, trombide tekke, aga K-vitamiin on nüüd see, mis aitab hüübida. Et kui meil tekib, et ei tekiks eluohtlikku verejooksu. Ja kui baktereid on vähe, siis seda K-vitamiini ei ole, siis püütakse meile seda kunstlikult sisse viia. Milleks? Ja K-vitamiin siis, nagu me kõik teame, aitab ka D-vitamiini limenduda ja D-vitamiin on kaltsiumi ainevahetuse luude tugevusega seotud, vähivastane vitamiin, põletike vastane, sellest ma enam rääkida ei tahaks, ma olen nii palju rääkinud ja kirjutanud sellest, et koduleheküljel on kõik olemas, et bakterite tähtsus on ikka grandioosne. See on hästi öeldud. Ja. Kuidas me siis veel jätkame, siis ütleksingi siis siinkohal, ütleme siis tänased tänusõnad kuulajatele, vaatajatele. Loodame, et liiga pikaks ei läinud. Et kus tahes on tee, et kõigest on selles mõttes võimalik, kel huvi on, vaatab lõpuni. 1000 tänu sulle, Riina. Sulle samuti. Et sa seda teed, et sa oled selliseks teenäitajaks, et sa jagad seda infot, aga tegelikult nii lihtsaks sa oled kõik seda teinud meie jaoks. Jaana, sina samuti. Sa käid, esined kohtades, kuhu mind ei lubata. Aitäh! Kohtumiseni loengutel loodetavasti varsti, selles mõttes juba saame osaleda ka sinu loengutel ja ka meie Dr. Ophira probiootiliste toodetega teeme loenguid, jagame informatsiooni, varsti avanevad need võimalused. Et kus me kuuleme, Riina, sinu loengutest? Tead, ma ei tea praegu. Ega ma väga ei jagagi. Ega mina ei tee loenguid, mind kutsutakse, mina ise ei korralda loenguid ausalt. Et praegu mul ei mingi 20 loengut ära, ju nad siis kunagi tulevad. Et kutsuge Riina selles mõttes, et kus huvi, kui sa jõuad nii oma tiheda ajagraafiku juures ja et aga jõudu sul jagub ja Riina raamatut veel kord, et pärast paneme need rekvisiidid ka, et kuidas siis, kust tellida seda raamatut, kus osta. Praegu on ideaalne lugeda, näed, mis viitab B12 puudusele, põletik liigse hapestumise vastu, muutunud looduskeskkond. Et bakterite mitmekesisus tagab tervise, väga palju sai sellest täna räägitud. Palju jõudu, edu meile kõigile ja sinu kodulehe ütleme ka siis välja, see on raudsik.com. Ma ei ole seda viimasel ajal täiendanud, aga seal ei ole ainult minu artiklid, et seal on niisugused, mida ma olen välja valinud. Miks ma nüüd, kui aega on, hakkan jälle vaatama ringi, et üles panna asju. Ja meie siit poolt siis Dr. Ophira meeskonnaga, tiimiga ja peatse kohtumiseni. Aitäh teile! Aitäh!